Tere hommikust kõigile. Good morning, Alik. Yes, good morning. What a beautiful morning once again. Ja imeline hommik. A scripture is put across that we can look into and discuss. Täna uurime Jesaja 52. Verse 1, Hakkame kohe algusest peale. the scripture reads as follows. Awake, awake, clothe yourself in your strength. Ärka, Awake. ehi ennast oma jõuga. Yeah, clothe yourself in your strength. Zion, clothe yourself with your beautiful garments. Jerusalem, the holy city, for the uncircumcised and the unclean will no longer come into you. I think I'll end there on that portion. Praegu jään siia pidama. Okay, you can read it Nii et as well. ärka. Inglise keeles oli riieta ennast oma jõuga Sion. Pane selga oma ilusad riided, Jeruusalemm, püha linn, sest sinu sisse ei tule enam ümberlõikamatu ja rüve. Yes, indeed. When I was looking at this scripture some weeks ago, Mõned nädalad tagasi ma lugesin seda. I noticed a voice of cheering up. Ma panin tähele, et siin on selline julgustus, innustus, julgustussõna. I don't know if you have sportsmen in Estonia that you really cheer up when they are bringing pride to the nation. Et Eestis on ka sportlasi, kes toovad sellist uhkust rahvale või teevad rahva uhkeks ja selles kontekstis, et see on nagu julgustus, innustus, kannustus. Cheering up is looking at a person that is really bringing pride to something that you need to feel and experience. Et siin on selline julgustussõna kellelegi, kes on võimeline tooma sellist au ja kuulsust ja tegema kedagi uhkeks. Have you taken time to cheer up on somebody or on something that brings you joy when you look at that? Kas sina oled kedagi julgustanud, kes teeb sind rõõmsaks või midagi, jah, mis teeb sind rõõmsaks, sa julgustad, innustad, nagu tugevdad? I was telling my family previously, I said, you know what, this is a year to cheer up. Ja ma rääkisin oma perekonnaga ja ütlesin, et see on see aasta, kus me peame nii-öelda, kuidas siis on, iseennast julgustama või? And when I looked at the words awake, awake, clothe yourself in your strength. Kui ma vaatan neid sõnu, ärka, riieta ennast oma jõuga. The Lord took me straight to Isaiah 61 verse 3. We'll come to kohe that püha vaim juhatas mind Jesaja 61 juurde, pärast vaatame seda. Just put that scripture in your mind. Et lihtsalt jäta meelde, et sellega seoses on Jesaja 61. We'll come to that later. Because when you are cheering up, sest kui sa nii-öelda vead oma suunurgad ülespoole, you are waking up and gathering the strength. Siis sa värkad sisemiselt üles ja nagu see jõud tõuseb üles sinus. And God was speaking to Zion, who was really bound in chains and the necks and everything. Jumal kõnetab siin Sionit, kes on nii-öelda ahelates ja maas ja seotud ja. In other words, he's speaking to us. Tegelikult ta räägib kogudusele. Most of the time we have our faces low, our heads bowed. Et meil on ka alatihti suunurgad allapoole, käime kühmus, pea longus. We have not remembered maybe from the year start, when did we cheer up, when did we smile, when did we tule meeldegi aasta algusest, millal me viimati rõõmsad olime. Tuju tõstma, jah?
we are looking at the coming months and the coming years to be a burden again. What I went through last year, I'll go through this year again. et me vaatame aasta peale ette, et see tuleb samasugune raske aasta, nii nagu eelmine, millest ma juba tulin läbi, nüüd on kuude kaupa sedasama veel ees. The depression that took me last year will continue even this year, bombarding me. Et seesama surutis rõhumine, mis oli eelmine aasta, venib ka see aasta, He's talking pommitab to mind. Zion. He Aga siin wants Jumal, Zion to come to a place of waking up, to cheer up and clothe herself in the strength. et Jumal räägib siin siianiga, ütleb, et aeg on nüüd nagu pea püsti tõsta ja suunurgad üles vedada ja vähe rõõmsam olla, tõsta oma tuju. And the sentence that is coming is the next sentence is like a reminder. Clothe yourself with your beautiful garment. You have forgotten about your beautiful garments. Ja järgmine rida tuletab meelde, et pane selga oma ilusad riided. See nagu sa oled ära unustanud, kui ilusad riided sul on. In other words, God is saying, I'm bored. I'm really bored seeing you in those garments, in the garments of bondage. I'm really bored by looking at that. Et Jumal ütleb, et ma olen väsinud nägemas sind nendes vanades koledates riietes, et kuule, sul on ometi ilusad riided, pane nad selga. You have your beautiful garments put on. Pane oma ilusad riided selga nüüd. Why have you forgotten about your beauty? Miks sa oled ära unustanud, kui ilus sa võid olla? You are always putting on those garments that are complaining, murmuring, depression, and all those. It's like it's coming up to me. You are looking filthy. Put on your beautiful garments. Et sul on kogu aeg, sa tuled sellise virisemise, nurisemise, hädaldamise, kurtmise, sihukestes koledates riietes, et pane nüüd oma ilusad riided selga. And he's speaking to the city, Jerusalem. Ja ta räägib siin Jeruusalemmale, the holy city. pühale linnale. For he says, for the uncircumcised and the unclean will no longer come into you. Sest ta ütleb, et see ümberlõikamatu ja rüve ei tule enam sinu sisse. I stood on that and I started thinking, what is strength now? This is what God is talking about. Ma mõtlesin selle üle, et mida Jumal räägib siin selle jõu all, mida ta mõtleb selle jõu all, et riieta ennast oma jõuga. When you go to Isaiah 61 verse 3, the one I told you that you Ja siis vaat nüüd lähemegi siia Jesaja 61. Let's read that. You can read it in Estonia. Ainult salm 3, 61:3. Siin kuulutab sellest isanda meelepärasest aastast, et meid on saadetud andma Sioni leinajaile lauba ehte tuha asemel, rõõmuõli leinarüü asemel, ülistusrüü kustuva vaimu asemel, et neid nimetatakse õigluse tammedeks ja issanda istanduseks. I don't know if you look at what he says on the garments. Et siin räägib ju riietest Jesaja 61:3. And provide for you, for those who grieve in Zion. Nendele, kes on õnnetud või kurvad Sionis, neile ta annab. I don't think a person that is grieving can gather the strength. Et inimene, siin see sõna on grieving, on nagu leinama, et kui keegi on sügavasti kurvastatud nagu leinas, et kus kohast tema selle jõu võtab ise? Do you think so? Do you think a person that is grieving can gather the strength? Et kus kohast võtab inimene, kes on sügavalt kurb ja leinas, kust ta võtab ise selle jõu? He says, I will provide for those who are grieving in Zion. Aga Jumal ütleb, et mina ise annan nendele, kes on Sionis leinavad. To bestow on them a crown of beauty instead of ashes. Vot inglise keeles on siin, et Jumal annab nendele ilukrooni, crown of beauty, ilukrooni, mitte lauba ehte, ilukrooni tuha asemel. God really honors us. Jumal tõesti austab meid.
with kingly appearances. see on selline kuninglik välimus. How can a king appear grieved? Kuidas saab olla kuningas nurgus? We are priests and kings, Meie oleme kuningad ja preestrid, the church of the firstborn. esmasündinud kogudus. And he says, awake and clothe yourself in your strength. Nii et tõuse ja riieta ennast oma jõus. In other words, he's saying, I've given you the strength already. That is your strength. Clothe in your strength. Et siin 61 ütleb Jumal, et mina annan sulle need ilusad riided. Ja siin, mis me lugesime 52, Jumal ütleb, vot nüüd ärka üles ja pane need riided selga, mis ma sulle olen andnud. It is not something that goes away and comes back, goes away and comes back. It's something that is installed already on us. Et see ei ole miski asi nii, et kord on ja kord ei ole, kord on ja kord ei ole. Jumal on andnud, see on nii-öelda meile installeeritud need ilusad riided. What goes away and come back is a feeling. Need, mis tulevad ja lähevad, on ainult meie hingetunded. When strength is bestowed on us, kui meile on jõud kingitud, we put on our strength at a time when we need the strength. Siis on meil seda, mida selga panna, kui me vajame jõudu. And he said, provide for those who grieve in Zion. Et ma annan neile, kes kurvastavad Sionis. To bestow on them a crown of beauty instead of ashes. Et ma annan neile ilukrooni tuha asemele. The oil of gladness instead of mourning. Rõõmuõli leina asemel. You know, I feel good. I was excited when I read that, and I read the oil of gladness instead of mourning. Ma lugesin seda, läksin nii elevile sellest, et Jumal annab rõõmuõli igasuguse kurtmise asemel. David one time said, in his presence there is fullness of joy. Taavet ütles ühes laulus, et tema ligiolus on rõõmu täius. At his right hand are precious forevermore. Ja tema paremal käel on neid kalleid asju igaveseks ja alatiseks. And he says, where the spirit of the Lord is, there is liberty, there is peace. Siis ütleb, et kus on issanda vaim, seal on vabadus, seal on rahu. There is only gladness. Ainult rõõm. The oil of gladness. Rõõmuõli. And not mourning. Ja mitte mingisugust leinamist. And look at the garment of strength that he's talking about. He says, ja vaata seda rüüd. And the garment of praise instead of despair. Et meeleheite asemel ma annan kiituse rüü. So the garment that is being taught for us to put on is a garment of praise. Nii et üks rüü, mis meil tuleb selga panna, on kiituse rüü. When we are hit badly. Kui miski tabab meid väga pahasti. By circumstances. Mingid olukorrad. When we don't feel like. Kui meil ei ole siukest tunnet. We put on the garment of praise. Head tunnet, aga me paneme selga kiituse rüü. When we feel like we are sinking in mud. Kui on tunne, et me vajume mutta. We put on our garment, our clean garment of praise. Siis me paneme oma puhta kiitusrüü selga. And we shall be called the ox of righteousness. Ox of righteousness. Ja meid hakatakse hüüdma õigsuse tammedeks. The planting of the Lord. Isanda istanduseks. For the display of his splendor. Tema auhiilguse väljanäitamiseks. Wow. When I looked at that, I said, wow. Kui ma seda lugesin, et Jumal, ma ütlesin, et vau, mina pean ka üles ärkama. Clothe myself. Ma pean ka riided selga panema. With strength. Jõu. You know, if you go down in the same scripture, I think you can read it in Estonian as well, the same scripture. You go to verse 2. You hear what it says. Yeah, 52, yes. Või vaatame tagasi Jesaja 52 ja nüüd salm 2.
puhasta ennast tolmust. Tõuse ülesse, istu Jeruusalemm. Su kaelaköidikud on vallandunud, vang, Sioni tütar. Yes. What do you think he says that? Can somebody comment on that? What do Dust you think yourself he- off. I mean, Puhasta ennast tolmust. Is the dust not like the dust that the man was made, the flesh? Clean up yourself from the dust. Et puhasta ennast tolmust, et see on nagu see maapõrm. Dust inglise keeles on seesama sõna, millest Jumal tegi inimese. Et puhasta ennast kõigest lihalikust mõtteviisist. The fleshly mindset. Yes, Clean yourself up from your fleshly mindset. That makes you depressed. Wow. You know, the fleshly mindset makes you to depress, leads you to bondage. Et see, mis toobki depressiooni, on lihalik mõtteviis. Sellepärast siin on see, et puhasta ennast sellest põrmust, sellest tolmust, sest lihalik mõtteviis panebki sind ikkesse, ahelatesse, raudadesse. I don't know if in Estonia it says shake off your dust. Jah, et inglise keeles ütleb, et raputa endalt ära see tolm. Yes, you have to shake off that dust, that Adamic, humanly kind of Raputa thinking. endalt ära see Aadama mõtteviis, see põrmust tehtud lihalik mõtteviis, raputa endalt see minema. Because if the dust is not shaken off, sest kui sa seda tolmu endalt maha ei raputa, we will remain in the captive of our minds. Siis su meeled ja mõistus jäävad endiselt seotuks, vangi võetuks. We'll be reminded of how bound we are from birth. Et siis on meil meeles kogu aeg, kui seotud me oleme sünnist saati, kui halvasti kõik on. See on see Aadama tolm. Because Adamic reminds you, you know what, you're not free, you're still bound. Ja Aadama mõtteviis kogu aeg meenutab sulle, et näed, sa ei ole vaba, sa oled ikka seotud. You know what, it is good, just go through this depression, you manage it. Jah, et midagi ei ole teha, see depressioon lihtsalt ongi sinu oma ja püüa kuidagi hinge jääda selle juures. Those are Adamic thoughts. Ja need on need vana Aadama mõtteviisid. Shake off your dust. Raputu maha see tolm. When you shake off the dust, what do? You rise up. Mis sa siis teed, kui sa selle tolmu maha raputad? Siis sa tõused üles. Sit on your throne because you are crowned. Ta ütleb, istu Jeruusalemm oma troonile, sest sul on kroon peas. You are crowned already. You need to sit on your throne. Tuleta meelde, sul on juba kroon peas, istu nüüd oma troonile. Free yourself from the chains on your neck. Vabasta oma kael ahelatest, ütleb inglise keeles. You captive Zion. Sina vangi võetud Sion. And these are the words of the Lord. He says that. Et need on isanda sõnad. Inglise keeles, let me say, eesti keeles ütleb, su kaelaköidikud on vallandunud. Vaata, mismoodi on vallandunud. Inglise keeles ütleb, võta ise ära, vabasta ise oma kaelköidikutest, tee midagi ise. So in English it is like proactive, lose yourself. In Estonian it says, oh, they have been taken away already. Wow. Yes, indeed. So this is what we need to look at. Nii et see on see, mida me peame nüüd sügavalt sisse vaatama. To shake off the dust. Et me ise otsustame selle tolmu maha raputada. Like I said, this is the year to cheer up. Nii et nagu ma ütlesin, et see on aasta, kus me peame tõusma, meie tuju peab tõusma, suunurgad ülespoole. This is the year to move steps further. See on aasta, kus tuleb nagu julged sammud edasi minna. Never drawn back. Ja mitte saada tagasi kistud jälle. We are not going to meditate on the pains of the previous year. Nii et me ei pea mõtlema eelmise aasta negatiivsustele. Somebody may say, that is what it said all the time. That is what it is. Oh, okay.
I'll try. ja keegi mõtleb, et ja sama jutt kogu aeg. No eks ma püüa siis. Maybe it's the way you hear it. Võib-olla sinul tuleb see läbi sellise filtri, It's the way you get the words. et kas sa tõesti kuuled niimoodi Jumala sõna, It's the way you look at the written word of God. kas sa niimoodi suhtud Jumala kirja pandud sõnasse, Because the Bible says the word of God is inspired. piibel ütleb, et Jumala sõna on inspireeritud It is working for us now. ja see töötab meie heaks praegu, As aktiivselt. we share it right now, Kui me jagame seda sõna praegu, it is not just shared and read through, it should work for us. see ei ole lihtsalt, et me loeme seda, vaid see on elav ja see töötab, see asub tööle meie heaks. And it says to us, free yourself from the chains on your neck. Nii et siin sõna ütleb meile, vabasta oma kael ahelatest. Be reminded that you are enthroned, you are given a throne. Tuleta meelde, et sul on antud troon, sul on antud kroon. Istu nüüd sinna oma troonile. Sit on your throne Et tõsta nüüd tuju ja istu oma troonile. and rule in the Ja spirit. hakka nüüd valitsema ometi vaimumaailma üle. Depression, I stand against you in the name of the Lord Sina Jesus. depressioon, ma seisan sulle vastu Jeesuse Kristuse nimel, kao välja. Anything that I feel is attacking me, I am on the throne. Mis iganes mind ründab, mina olen troonil. Though it's not by power or by mighty, See ei ole meie jõust. you only rule in the spirit. Sa valitsed vaimus, Jumala jõus. When you get the liberation, Kui sa selle ilmutuse siit saad, God should reveal to us to say, this is a year to cheer up. et Jumal tuletab meile meelde, see aasta on see rõõmsa valitsemise aasta. This is the year to clothe ourselves with strength. See on see aasta, kus me peame endale oma jõuriided selga panema. The oil of gladness Ja see rõõmuõli and the garment of praise ja kiituse rüü. brings strength to us. Ja sellest tuleb see jõud meisse. And I pray that the strength that you gather Ja ma palun, et see jõud, mille sa saad, by putting on your garment kui sa paned oma ilusad riided selga, will see you through. siis sa näed, kuidas sa tuled kõigest läbi. Regardless of what's surrounding you and me, Ükskõik, mis meie ümber toimub, the Lord shall see us through. Isand toob meid kõigest läbi. We are no longer in chains. Me ei ole need, kes on abitud ahelates. We are free. Me oleme vabad. He freed us Ta tegi meid vabaks. when he said it is finished. Kui tema ütles, nüüd on see lõpetatud. And that's my prayer this morning. Nii et see on minu palve täna. Father, in the name of Jesus Christ, Isa Jeesuse Kristuse nimel, as we hear your word, kui me kuulame sinu sõna, awake, awake, Zion, ärka Sion, clothe yourself with strength. riieta ennast oma jõuga, Let from deep down my heart sügaval südames. the praise come out of my lips Las see kiitus tõusta üles mu huultele, to declare and declare et me kuulutame your goodness, sinu headust, your splendor, sinu auhiilgust, your beauty. sinu kaunidust. My mouth shall speak it publicly. Minu suu peab kuulutama seda välja Because avalikult, that is my strength. sest see on minu jõud. I'm not going to be timid, Ma ei taha olla uje, intimidated by circumstances, olukordadest pelutatud, hirmutatud. brought low to the dust. Nii et ma jälle olen alandatud tolmu tasemele.
Lord, I pray, isand, ma palun, help me to cheer up aita mul üles tõusta, and to put on the garment of et, happiness et ma panen need õnnelikud riided selga and the oil of gladness, ja rõõmuõli, the Holy Spirit, püha vaim, to bring peace, liberty mis toob rahu ja vabaduse into my life. minu ellu. Thank you for today. tänu sulle, issand, I shall arise ma tõusan üles and be counted. ja nimelt Jumal võib minuga arvestada. In Jesus' name, Jeesuse nimel. amen. Amen. Thank you so Thank you much, so much. Erik. Have a beautiful day. That was a good word of encouragement. Good reminder, Yes. very powerful. Like you said, there is a voice that comes through. Et nagu Aalik ütles, et siin on üks hääl, üks sound, üks heli, mis tuleb nendest salmidest välja, need hakkavad vibreerima. It's like a vibration that comes, a Yes. living vibration of a voice that comes through those scriptures. Yes. So thank you, Alik. We will Amen. meditate on those further on, and we bless your day. Thank you so much. Thank you. Amen. Bless your day Bye-bye. too. Thank you. Nii, keda need kirjakohad kõnetasid? Mind. See oli hea meeldetuletus, on ju? Absoluutselt. Proaktiivne. Ja see hääl tuli tõesti nii selgelt läbi. Sul on antud ilusad riided. Minu jaoks kohe see tuli nagu ka naturaalselt. Et on, vaata, kui sa käid kogu aeg koledates koduriietes, siis midagi juhtub sinuga. Ja Jumal ütleb, et see, miks sa tunned ennast nii koleda ja mõttetu ja läbikukkujana, vaata, mis su koduriided on. Viska ära, põleta ära. Ma olen sulle andnud ilusad riided. Vaata, kui sa lüüd ennast füüsiliselt üles. Jumal ütleb, et tuleta meelde, ma olen sulle andnud ilusad riided. Ma räägin täiesti naturaalselt. Eks? Ma olen sulle andnud, sul on kapp ilusaid riideid täis. Su lemmik asju. Miks sul need koledad riided seljas on? Pane omale tee, mine, kui Piibel ütleb, et pese oma pea ja võia oma pale, eks? Et mine käi duši all ära. Pane oma ilusad riided selga ja vaata, kuidas tuleb hea tuju. See on päriselt nii ja see on ka vaimulikult nii. Vaadake, depressioonis inimesed, ma vaatan siin neid depressioonis rootslasi, sellised suitsetavad emad ja sellised, neil on reeglina mustad dressipüksid, mustad dressipluusid, kõik on must ja juuksed värvivad ka mustaks ja see on niisugune räpane ja sihuke haisev ja sihuke konilõhnaline ja siis nad käivad poes niimoodi. Ma mõtlen, Keitu Tallinna tüdruk kolis Rootsi, ta oli õudselt, sai kultuurishoki, sest et Tallinnas mitte iial üks endast lugupidav tüdruk või naine ei lähe poodi koledates venindressides, aga siin on see tavaline asi, et sellistes kodudressides lihtsalt käiaksegi, kedagi ei huvita, nii vabad, eks. Aga et mõnel on see kultuurishokk, eks, aga see peegeldab seda, mis on meie sees. Et kui me paneme, see ütleb, et pane, nagu ta Saalik ütles, et riieta ennast oma jõuga. See tähendab seda, et see on meie teha. Me võime vaimus ka kapi ukse lahti teha ja otsustada panna endale jõuriided selga. Ja teine, mis ta ütles seal, kiituse rüü. Okei, mul ei ole mingit tahtmist mitte kedagi kiita. Nii, ja Jumal ütleb, vot oma viga. Ära nuta siis. Kiitusrüü on sul kapis. Paned selga, vaatad, kuidas hakkad tundma ennast hoopis teistmoodi. Nii et oma viga. Ma olen andnud sulle kõik need asjad. Ja kui ta ütles siin, et tõuse üles, istu oma troonile. Come on.
sind on kutsutud valitsema, mida sa seal tuhas ja mida sa seal tolmu sees istud? Ma panin sind troonile nagu kuninga, nagu kuninganna, krooni andsin sulle pähe. Selle lauba ette, inglise keeles oli, eks ole, ilukrooni. Ma olen andnud sulle krooni. Nii, Kristus pani sulle krooni pähe, mida sa istud tolmu sees? Kas tuletan talle meelde, et mina panin sind valitsema, nagu Aalika ütles, et kuidas saab kuningas olla nagu õnnetu ja kurb. See ei ole eriti, see ei julgusta rahvast, on ju. Nii, kui sa oled kuningas, kobi tagasi oma troonile, pane kroon otseks, pese oma pea ja võia oma pale, rõõmuõli. Eks, rõõmuõli on antud. Võia oma pale rõõmuõliga, vaata, et su pale särab. Vaata, kui sul on nägu hall, tolmune, selline näonahk on, kuiv. No ei ole rõõmu, aga paned omale head kreemi näkku. Ossa, missugune efekt, eks. Nii, paned omale, võiad oma näo rõõmuõliga. Vau, inimesed ütlevad, mis sa särad? Mulle toodi rõõmuõli. Tahad ka? Ja tegelikult vaadake, kui palju on meie teha ja siin, et vabasta, võta ise ära see, mis su kaela ümber on pandud. Aga kes pani? Kes pani ahelad? Inglise keeles olid ahelad. Kes pani ahelad kaela ümber? Kes pani selle orja raua ja selle ahela? Mis asi, mis ahel sind tõmbab? Kes sind veab? Vaata neid orja, neid, kui pandi need see raud ümber ja see ahel, siis see oli nende viimiseks ühest kohast teise või nende kinnitamiseks kuskile orjusesse, eks ole. Aga kes seda tegi? Küsimus on, kes või mis orjastas sind, et sul on selline tunne? Jumal ütleb, kui sa tunned, et sa oled orjusesse aheldatud, mina olen pannud sind troonile valitsema, see on sinu teha, see on sinu käes. Kui sa tunned, et miski asi sind poob, orjastab, ahistab, kes valitseb? Ma olen loonud sind valitsema vaimse maailma üle. Võta ära see. Keegi ei käsi sul olla orjuses. Purusta need, vabasta ennast köidikutest. Nii et vaadake, kui proaktiivne see on. Ma korraks jagan ka, kuidas ma mõtlesin. Seal, kus räägiti puhasta tolmust, siis ma ise mõtlesin niimoodi, et see tolm võib ka olla nagu mitte tegutsemine ja niisugune maises kinni istumine, sest et kui me paneme selle oma tegutsemise ja väärtuse sinna vaatamisele, et mis nagu maiselt on, siis see energia on seal kinni ja see vaimne jääb nagu tegevuseta. Et see on see ärge mugavduge praeguste aegadega ja see läheb sellega ka kokku. Tolm setib peale. Piibel läheb ka tolmu alla. Jah, et hakake nüüd tegutsema, et tulge sellest mõtlemisest välja minu mõtlemisse, sest et huvitav. Sest kui me oleme seal maises, siis see, mis Jumal meie sisse on installeerinud, ei saa nagu aktiveeruda. Aga kui me ei mugavdu, siis see saab ja siis see ongi see, et eelmine kord me rääkisime ka, et see, et vanavanematel või meil eestlastel on olnud mingisugused traditsioonid või tavad, et see nagu ei õigusta neid õigeks, et kui see ei ole nagu vaimselt see, mis aitab meil keskenduda, vaid mingi maine kinnialamine või virisemine, et siis see ei õigusta, et raputa puhtaks tolmust ja astu nagu uude sellesse olemisse. Kas keegi on ära tolmunud? Kas tolm on saanud settida sinu peale, sest et sa oled lihtsalt vaimselt niivõrd passiivne ja tegevusetu, et sa oled lausa ära tolmanud? Ilmselt, ma tahtsin öelda, ilmselt mitte selles seltskonnas, muidu me ei oleks siin. Ja kell 6 hommikul ja mina isegi kell 5 hommikul, ma ei saa olla tolmanud, et olla kell 5 hommikul siin. Enne tööd inimesed on nii vara üleval, sinu pale on võitud õliga, eks, aga need, kes ei ole siin ja praegu norskavad, võib-olla nendel on vaja tolmu raputada natuke. Väga hea mõttetähe, väga hea, et tolm settib ju selle peale, kes istub passiivselt ja tegevusetult, apaatselt. Üks asi, mis mul praegu tuli meelde, apaatselt. Vaatate, Aalik rääkis depressioonist ja siin on see ahelad ja kõik ja nii edasi. See räägib apaatsusest, eks, niisugune sisemine kokkuvajumine, lössis olek, tujutus. See cheer up on ju, eks ole, et nagu siin Tiina kirjutas, et
et tõsta tuju, eks ole, tuju tõstma, cheer up, ole rõõmsam, tõsta tuju. Aga kui sa oled selline lössis, siis on see sõna apaatsus, aga väga huvitav on see, et apaatsus kreeka keeles oli apatea ja see tähendab, kuidas oli, see on sõnast A on siis nagu ei või anti või vastupidi, eks ole, ja patea tuli usust. See oli sõna vist usuga seotud, ma ei mäleta täpselt see, mis see pateo või mis see oli. Nii et see oli antiusk ehk siis mitteuskumine. Nii et väga huvitav, et see sõna apaatsus, meie teame, et kui keegi on apaatne, tal ei ole ühtegi emotsiooni, tal ei ole ühtegi rõõmu silmis ei ole, ta on apaatne, siis see kreeka keeles on võrdusmärk, tal ei ole usku. Vaata, kui huvitav loogika, kust tuleb apaatsus? Ütleme, et sa oled täiesti apaatne, sa ei taha mingi päev mitte midagi teha. Sa lihtsalt ei jaksa mitte midagi teha, sa oled apaatne. Jumal ütleb, sul ei ole usku, sa ei usu minusse. Jälle valiku küsimuseks. Et mingisugune depressioon on apaatsus, on ju, ja see on väga sügav apaatsus, juba selline, mis teeb juba valu sees, eks ole. Kust see tuleb, kuidas saab olla? Silmad ei ole Jumala peal, sa ei usu üldse isa olemusse, sa ei usu, et ta sind kirglikult armastab, sa ei usu, et ta andis oma poja sinu ees, sest ta nii väga tahtis sind enda juurde oma lapseks, et ta andis oma poja, sa ei usu seda. Ja sellepärast oled sa lössis, aga siin ta ütleb, et raputa see jama maha. Aga mis me sellega teeme siin? Üks rida oli siin vahel, 52 ühes, sest sinu sisse ei tule enam ümberlõikamatu ja rüve. See ümberlõikamatu, see, kes ei ole lepingus. See, kes on lepingust väljapool, eks, ja rüve, see, kes on saastatud, rikutud, perversne, see ei tule enam sinu territooriumile. Mis me sellega teeme? Istu oma troonile, pane omale ilusad riided selga, viska koledad riided ära, priieta ennast jõuga, kiituse rüü, pane selga, hakka valitsema. Miks? Sest enam ei ole, mina ütlen, enam ei ole teemanitel õigus, 2000 aastat ei ole teemanitel õigus. Nendel, kes on lepingust väljapool, ainus, kellel ei ole lootust, on saatan oma vägedega. On ju, absoluutselt kõik inimesed, kes elavad ja hingavad veel maa peal, nii kaua, kuni veel on nendel elu kehas, isegi kui nad on koomas, on neil veel lootust. Jeesuse vereleping hüüab nende üle. Nad ei ole lepingust väljas selles mõttes, et lootusetu. Aga siin ütleb, need ei saa enam sulle ligi, kellel ei ole, kes on nagu väljaspool lepingut igavesti. Nad ei saa, neil ei ole õigus sulle ligi tulla. Rüve, kõik see saast, kõik see räpp, mis tuleb vaimsest maailmast. Ta ütleb, näed, siian, kuule, võta oma valitsuslik positsioon. Sellel kõigel, mis tolmu sees roomab, ei ole sinu üle õigust. Ma olen andnud sulle meelevalla astuda madude, skorpionite ja kõige väe peale. Maod ja skorpionid on kõik tolmu sees. Põrmus, eks ole. Ja ta ütleb, ei tule, ei ole õigust. Nii et ära istu maas, sellel ei ole õigust. Võta meelevald, tee plats puhtaks, astu puruks need maod ja skorpionid. See ümberlõikamatu ja rüve. Vabastad, ühesõnaga niimoodi, et ka jälle tagasi naturaalsesse. Depressioonis inimesed, vaata nende kodu. Kööki ei mahu sisse. Nõud on hunnikutes, toidujäätmetega, kõrbed, potid, asjad. Ta ei liiguta lille, aga ta hädapärast võib-olla paneb midagi suhu, aga ta jätab kõik laokile. Eks ole, kõik on tolmu all, kõik on kole, must, räpane. Ta ei hoolitse mitte millegi eest, eks. Ja see on see, mis on, et me ei tee ka oma ümbrust puhtaks. Vaata, ta alustab sellest, et kõigepealt, eks ole, käi duši all ära, pane rõõmuõli näkku, eks, kammi juuksed ära
pane omale puhtad, ilusad need riided selga, mis ma olen sulle andnud. Nii. Ja nüüd edasi vaata, mis su ümber toimub. Tee oma kodu korda. Väga tihti algab see depressioonist välja murdmine sellest, et sa hakkad koristama. Masenduses inimesed ei korista. Ja vaata, kui sa teed omale ümbruse korda, paned lilled lauale, paned ilusa küünla, lõhnaküünla põlema või mis iganes, eks, vahetad kardinad, ma ei tea, vaat kevadine suur puhastus. Kõik on nii rõõmsad, kui on kevadine suur puhastus, aknad pestud. Huvitav, et see meie ümbrus mõjutab meid rohkem, kui me endale aru anname. Ja täpselt üks ühele, ennem on naturaalne, siis on vaimne. Üks peegeldab teist. Kui on ümber kõik tolmune ja kole ja räpane ja koristamata ja tolmune ja kasimata, siis see peegeldab sinu ümbrust vaimumaailmas sinu ümber. Üks ühele. Ja kui su ümber on see vaimne piiramisrõngas, siis see varem või hiljem hakkab peegelduma sinu ümber füüsiliselt. See on niipidi ja naapidi, mõlemad pidi, nii et üldsegi ei ole see lihtsalt labasus, kui ma ütlen, et korista oma kodu ära ja viska koledad katkised dressid minema ja pane omal ilusad riided selga. See on täiesti tõsi jutt. Kui sa tahad välja murda, tee oma ümber plats puhtaks, vaata, kuidas hakkavad asjad murduma. Paned ülistust, vaata, kui sul on kõik puhas, aknad pestud, kõik on korras, vaibad klopitud, paned ülistusmuusika peale. Kust tuleb elu tagasi. On ja nii? Kellel on see, kes on sellega nõus? Kes on kogenud seda? Nii palju on meie kätte antud. Nii palju on meie kätte antud. Mis on meie oma valik? Mul tuli siit meelde, kas see kirjakoht Psalm 24:7. Et seda Jumal rääkis ka meile pühapäeval päris konkreetselt ülistuse ajal. Vot loe see ette. Mul on inglise keeles. Aga lift up your heads, all you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. No näed, teie väravad, värav on valitsuse sümbol. Piibli aegadel alati oli valitsus, linnavanemad istusid väravas, kohtumõistjad istusid väravas, prohvetid istusid väravas, väravasse tuldi nõu saama, kohtuasju lahendama, väravas oli parlament nii-öelda. Ja meie oleme nüüd Kristuse valitsuseks maa peal ja ta ütleb, teie väravad, tõstke oma pead. No kas siis võib olla nii, et Kristuse valitsusel langeb siis nagu nägu nurgu vahel või? No on nii. Teie väravad, tõstke oma pead ja teie igavesed uksed. Vaata, lambad käivad ju, tulevad ukse kaudu sisse. Meie oleme need uksed ju siin. Me oleme portaalid, nii nagu mõned nõiad on portaalid, kelle kaudu inimesed lähevad surmavalda, lähevad põrgu. Meie oleme portaalid taevasse. Me kohtame inimest, me räägime temasse elusõnad, me võtame ta kuningriiki vastu, me ütleme tere tulemast kuningriiki, meie oleme need väravad ja uksed ja me oleme igavesed uksed, meil on igavene elu, me oleme igavesed uksed inimesteleks. Te väravad, tõstke oma pead ja teie igavesed uksed, saage kõrgeks, et au kuningas saaks sisse tulla. No ütleme näiteks, et kui Jeesus Kristus on tõesti kuningate kuningas, sinu armastaja, sinu peigmees, no ma ei tea, kas sa niimoodi võtad kuningat vastu, kui sul on kõik tolmune, sa oled räpastes dressides, sul on juuksed rasvased, nägu õlitamata rõõmuõliga ja ütled, et Jeesus tule. Ma ei tea, ja sa mõtled, kas niimoodi võetakse kuningat vastu. Kui sa tahad, et kuningas tuleks, tee kodu korda, tee ennast ilusaks, pane ülistusmuusika peale, vaata, kus kuningas tuleb, tadaa, koos oma saatjaskonnaga, inglitega, istub ja sööb õhtust koos sinuga. Nii et asi algab ikkagi meist, kes see oli Ljudmilla, kes kirjutas raamatu Ärkamine algab minust. Ärka, jah, väga kuulus raamat oli Ärkamine algab minust, nii et ärka, kuningas tahab tulla, tõsta pea ülesse, sina igavene uks,
sinna inimeste päästeuks taevasse. Võia oma pea või pale, ehi ennast, istu troonile. Halleluuja, amen. Väga selged juhised tulid täna esile. Väga selged terveks nädalaks, ühtegi ei Jaa. ole vabandust. Kreemipurk on, pane näkku, peapese ära, viska hommikumantel ära, üldse viska ära see kole hommikumantel. Pane ilusad riided selga, istu troonile, hakkab valitsema oma olukordade üle. mul tuli see kirja koht, et see laulud 48, Sioni mägi rõõmutseb, Juuda tütred ilutsevad su kohtuotsuste tõttu. Kõndige ümber Sioni ning tehke tiir ta ümber. Lugege ära ta tornid, pange hästi tähele ta kindlustust, kõndige läbi ta kuninglikud hooned, et võiksite jutustada neist tulevastele põlvedele, sest see on Jumal, meie Jumal ikka ja igavesti. Tema juhatab meid surmast üle. Amen. Yes. Vaata, ma sain aasta tagasi ju selle laulu ju ilutsesas. Vaata, Jumal ju näitas mulle seda laubarüüd, seda, eks ju, selle tuha asemel. Ja vaata, mul on see laul ka ju. Ilutse sa Sioni tütar, rõõmusta ja hõiska saa, sest kuningas on teie keskel, kangelane, kes aitab teid. Tules karastatud ja läbi proovitud on põletatud kõik must ja halb, sest isa kinkinud sinu laubale kalli ehte tuha asemel. Isa ütleb, et oled me istandus, kellega ma ehin end. Teid kutsun ma õigluse tammedeks, kes taastavad rüüstatud maad. No vot, näed. Ja minul on selline kevad, ma ei tea, kuidagi nagu täna tuli kevad. Meile tuli kevad igatahes täna. Selline, lihtsalt on vaimu kevad. Aastaaeg muutus. Aastaaeg muutus praegu täiega, pööripäev on meil siin. Nii et õnnistame üksteist. Õnnistame, lähme rõõmuga sellele päevale vastu, on ju, ja särame, sest et jah, tõesti, igavesed uksed, kuidas saab rahvas sisse tulla pimedusest valgusesse, kui igavesed uksed on närtsinud ja tolmunud. Mul tuli silme ette selline, need mahajäetud majad, mis on sees on risu mustust, kola täis, klaasikilde, süstlaid, ma ei tea mida. Sealt uksest ei taha keegi sisse tulla. Aga kui Eesti rahvas ei taha tulla igavestest ustest sisse, mis siis meie majades toimub, eks? Need uksed peavad olema nii atraktiivsed, uks lahti, maja sellist valgust täis, imelised helid kostavad majast. Vaata, kuidas tänaval inimesed jäävad seisma ja mõtlema, et ma nii tahaks sisse astuda siit uksest. Nii et igavesed uksed saage kõrgeks. Amen.